Saku Gümnaasiumi pere. Meil on kõik hästi, me oleme viisakad, me oleme positiivsed. Oma selle sõna kõige tavapärasemas tähenduses ja mul on tõesti siiralt hea meel koolijuhina, värske koolijuhina teid kõiki siin tervitada ja ma aiman, et mõned endised koolijuhid ei kadesta mind hetkel ja saavad nautida külalistena kõike, mida siin laval meile pakutakse. Austatud külalised, vallavanem, koolipere, õpilased ja armsad vilistlased. Minu Saku kool on suur ja hubane, kodule ligidal ja hingele lähedane, tore ja tark, vägev ja virk. Viita sind kaugele tarkade maale, vaid siis, kui minna igatsed sinna. Sind tunnustatakse töö eest valjusti ja tunnistatakse võrdsena alati. Saku on võimaluste kool, mitte mingi tähtsust pole sool. Minu Saku kool, Laura Rea, 6A klass, 2015. Ja sellesse ma usun, et Saku on võimaluste kool. Ma olen seda juba näinud. Kool saab küll numbriliselt vanemaks, ent vana ja väsinud pole Saku Gümnaasium kindlasti mitte. Meil on 90 aastale tagasi vaadates palju meile rõõmsad olla ja loomulikult ka uhked olla. Nii kvaliteetse hariduse andmise teekonna, tuhandete vilistlaste, sadade õpetajate kui lahedate algatuste üle, millest paljud teistki on nende aastate jooksul korduvalt osa saanud. Meid ühendavad Saku Gümnaasiumi visioon, missioon ja meie armsad 5 põhiväärtust. Kinnitan, et Saku Gümnaasiumi on elutervet ja lugupidamist suhtumist, kujundav kool, kus igal isiksusel on võimalik mitmekülgselt areneda. Meie kooli missioon teatavasti on luua õpilastele tingimused kvaliteetse ja võimete kohase hariduse omandamiseks, et tagada edaspidine toimetulek elus ning mis kõige tähtsam minu meelest alus elukestvaks õppeks. Oma tegevuste elluviimisel hoiame meeles meie kooli 5 põhiväärtust. Konkurentsivõimeline ja võimetekohane haridus, meeldiv õpikeskkond, loomulikult meie tugevad traditsioonid, vastastikune austus ja ausus ja avatus koostöös. Need on tõesti kõik elus hästi tähtsad ja mina loodan, et meil on kõigil koolipere liikmetena need alati kuklas olemas. See, milline on täna ja homne Saku ja Saku Gümnaasium, sõltub meist kõigist endist. Sest Saku Gümnaasium on just sellist nägu ja tegu, nagu meie seda kujundame. Eks ole nii? Õpetajad, tugitiim, õppejuhid, koolijuht, teie lapsevanemate ja vilistlastena ja meie hea ja armas koolipidaja, Saku vallavolikogu ja Saku vallavalitsus. Saku Gümnaasium on meie hariduse kodu, mis väärib hoolimist ja arendamist. Kutsusin sünnipäeva aasta alguse puhul eile meie kooli õpilasi suuremalt unistama ja pakkuma välja ideid, mis võiks rikastada meie koolielu. Kutsun ka teid märkama. Tunnustame seda head, mis meie koolis on. Pakkuma välja uuendamist vajavat. Ideid, mis teeksid Saku Gümnaasiumi koolina veelgi huvitavamaks ja tulevikku vaatavaks. Selleks on just õige aeg, sest hakkame peagi koostama koolile uut arengukava. Benjamin Franklin on öelnud,
Kui sa ei planeerid läbikukkumist. Just praegu on õige aeg startida, koguda ideid ja asuda planeerima uut kümnendit Saku Gümnaasiumi ajaloos. Selleks, et teie mõte lendama hakkaks, mõned näiteid meie kooli õpilastelt. Just eile kirjutas 3. D-klass nende armsa klassijuhataja eestvedamisel kooli sünnipäeva puhul kirja oma ideed. Milline võiks olla unistuste kool? Meie omad noored. Tsiteerin mõnda neist. Lukas ja Melani kooli nimest. Ehkki see meil hetkel päevakorral muidugi ei ole. Kooli nimi peaks olema Õnnelik Akadeemia. Või Vabadus. Emma, tsiteerin, algkoolis on juba keemia. 2 korda aastas läheme Rakett 69 ekskursioonile. Vaheaeg on pikem, koolivormi ei ole. Ning Gustav, tunnid võiksid alata 9:30. Iga päev võiks olla kehaline kasvatus, kus saaks jalkat mängida. Sööklas oleks rohkem valikuid. Tsitaadi lõpp. Kõik on kihvtid ideed. Ja mitte ühelegi neist ei saa öelda, et me ei saaks seda tegelikult teha, kui me koos otsustame seda teha. Alustada koolipäeva hilisemalt, pakkuda sööklas rohkem valikuid või tuua algkooli juba keemia. Ma tean, see võib tunduda ambitsioonikas plaan. Kui me koos tahame, siis võib see esimesel korral ebaõnnestuda. Me saame õppida ja teha nii, et see toimiks. Siinkohal on mul suurepärane võimalus jagada teiega mõnda minu enda unistust. Ja kui ma seda unistust mõtlen, siis ma mõtlen pikemalt ja mõtlen õpilastele, kelle jaoks ja kellega koos me seda kooli loome. Ma soovin, et Saku Gümnaasium oleks kool, kus iga õpilane võtab eluks kaasa uudishimu, huvi õppida ja areneda, julguse eksida ja katsetada, oskuse ennast analüüsida ja ennast juhtida, probleemi lahendamise ja koostööoskused. Need kõik on nüüdseks juba peaaegu minevikuks saanud 21. sajandi oskused ja me räägime Eesti haridusest juba tulevikuoskustest. Selleks, et unistused teostuks, on kindlasti oluline väärtustada ja hoida juba kõike seda sisulist ja head, mida me teiega koos oleme siiani loonud. Samal ajal on oluline vaadata tulevikku. Milliste teadmiste, oskuste ja hoiakutega noori vajame tuleviku Sakus ja Eestis tervikuna. Meil on tarvis tuua hariduse sisusse ja korraldusse neid uuendusi, mida üks ajaga kaasas käiv kogukonnakool, mida minu meelest Saku on, Saku Gümnaasium, peab konkurentsis püsimiseks ja kvaliteetse hariduse edasiandmiseks tagama. Panen teid mõtlema. Toon näiteks vaid mõned küsimused, millele minu meelest tuleb lähimal ajal vastuseid otsima hakata. Kas hoida kinni seni harjumuspärasest ainekesksest õppest või liikuda suurema lõimingu suunas ja seeläbi õpet päriselulisemaks viia? Kas koolitunni kestus peab põhikooli astmetest kindlasti olema 45 minutit või võib olla pikem, nagu meil on juba gümnaasiumis? Kas alustame koolipäeva seni harjumispäraselt kell 8 või oleme valmis kaaluma ka 30-60 või nagu üks väike õpilane ütles, ka 90 minutit hilisemat algusaega? Kas mingi probleemi lahendamisel katsetame ise või usaldame ja võtame kasutusele tõenduspõhiseid algatusi? Kas õpetaja professionaalse arengu toetamine on individuaalne või loome koostöise õppimise ja arengut toetava kultuuri? Kuidas toetame õpetaja oskusi anda edasi teadmisi ja oskusi ennastjuhtiva õppija kujundamiseks? Ja veel, üldpädevus
üldõpetus esimeses kooliastmes, kogupäevakooli rakendamine, uueneva palgakorralduse sisseviimine, koostöös ja koolikultuuri edasiarendamine. Need kõik on vaid mõned näited ja valikud, mille üle arutleda Saku Gümnaasiumi uue arengukava loomisel koos teiega. Ja ma tõesti loodan, et teid on palju, kes te tahate selles kaasa lüüa. See on kutse. Ikka selleks, et me ei käiks koolina ainult ajaga kaasas, vaid näitaksime ehk ka teed uuenevale haridusele, mille tulemuseks on õnnelik, ennast juhtiv ja elukestvalt uudishimulik Saku noor. Seega, nagu öeldud, ma usun, et igaühel teist on omad unistused, omad mõtted, mida meie koolis võiks veel olla, mida koos teha. Ja ma kutsun teid üles neid minuga jagama järgmise kuu-2 jooksul, nagu jõulukingituseks. Unistusi saame teostada parimal moel vaid siis, kui me teame, millised need unistused on ja me saame koos nende üle arutada, nende üle diskuteerida ja otsustada, kuidas lähme siit edasi järgmisele 10. Saku Gümnaasiumis vastu. Teeme kooli veel rohkem tulevikku vaatavaks ja atraktiivseks hariduse koduks. Ma loodan, et tulete kaasa. Kas tulete? Super. Hakkame siis minema. On üks oluline asi, kui me räägime tulevikust. On oluline meeles pidada, et tulevikku Saku Gümnaasiumi koolis poleks nendeta, kes on meid sellesse tulevikku toonud. Oma igapäevase ja paljudel juhtudel ka aastate pikkuse pühendunud panustamisega Saku Gümnaasiumi koolile. Ja tänasel pidupäeval on mul juhtkonna nimel suur au anda üle Saku Gümnaasiumi aukirjad ja tänumärgid neile, kes on aastaid aidanud ehitada ja luua seda väärtust, mille üle saame täna uhked ja tänulikud olla. Nüüd tuleb pisut ametlikum osa. Direktori käskiri 22. oktoobril 2021, number 95, kaldkriips 137. Saku Gümnaasiumi tänumärkide ja aukirjade välja andmine. Seoses Saku Gümnaasiumi 90. juubeliaastaga tunnustada alljärgnevaid Saku Gümnaasiumi koolipere liikmeid. Tunnustamine koolide aukirjaga. Ja palume nüüd need auväärsed inimesed siia. Kõigepealt alustame Marja-Liisa Dobrus, meie kooli huvijuht. Suure tänuse eest huvijuhina koostöös ja koolikultuuri kujundamisel ning õpilaste üldpädevuste arendamise toetamisel. Marja-Liisa jääb ka siia, ma olen pisut appi. Olen harjunud varasemast elust palju kõik ise tegema, aga ma olen saanud aru, et koolis see ei tööta. Edasi. Eda Esberg, sotsiaalpedagoog. Pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste ja vanemate toetamisel ning tõhusa koostöö eest klassiõpetajate ja tugispetsialistidega. Paraku Eda ei saanud täna tulla. Kairi Salatajev. Pikaajalise ja südamele tehtud töö eest individuaalselt tugevajavate õpilaste toetamisel. Helina Eilt, õpetaja. Tulemusliku töö eest bioloogia õpetajana suure panuse eest õpilaste loodus- ja keskkonnahoiu kujundamisel. Anna Jadson, õpetaja. Tulemusliku ja pühendunud töö eest inglise keele õpetajana.
saanud täna tulla. Ele Toom, õpetaja. Tulemusliku töö eest loodusõpetuse ja geograafia õpetajana ning suure panuse eest õpilaste loodus- ja keskkonnahoiu kujundamisel. Henri Ojaperv, õpetaja. Tulemusliku töö eest kehalise kasvatuse õpetajana, klassijuhatajana ja kehalise kasvatuse koostöökoja juhina. Henri ei saanud ka tulla. Pille Soodla, õpetaja. Tulemusliku töö eest klassijuhatajana, aineõpetajana ja kolleegide toetajana. Maret Rinne, õpetaja. Pikaajalise tulemusliku töö eest matemaatika õpetajana. Olga Koolupäeva, õpetaja. Tulemusliku töö eest õpilaste võõrkeele oskuse arendamisel, silmaringi avardamisel ning klassijuhatajana õpilaste ja vanemate toetamisel. Olga ei saanud ka paraku tulla. Kaire Loonurm, õpetaja. Tulemusliku töö eest klassiõpetajana ja kooli huvi loovusringide juhendajana. Erle Mehine, õpetaja. Tulemusliku töö eest klassiõpetajana. Kaire Põld, õpiabiõpetaja. Pikaajalise tulemusliku töö eest Helme õpilaste õpetajana. Ei saanud tulla. Anne Kuldmäe, projekti ja arendusjuht. Pikaajalise panuse eest projekti ja arendusjuhina koolipere liikmete professionaalse arengu toetamisel ning õpilaste õppetöö rikastamisel. Tuleb järjepanu inimesi, kes on mulle suureks toeks. Piret Sahva, õppejuht. Pikaajalise tulemusliku töö eest õppejuhina. Piret on meie koolis väga populaarne nimi. Piret Kallaste, õppejuht. Pikaajalise tulemusliku töö eest õppejuhina. Merike Toomberg, õppejuht. Pikaajalise tulemusliku töö eest õppejuhina ja suure panuse eest gümnaasiumi astuda noorteõpetuse õppetöö korralduse väljatöötamise eestvedamist. Ja veel 2 inimest. Miia Siidra, juhi abi. Pikaajalise tulemusliku töö eest
põhiabina. Ja viimaseks aukirjade osas Liis Rätsep, sotsiaalpedagoog, tulemusliku töö eest õpilaste ja vanemate toetamisel ning koostöö arendamisel klassijuhatajatega. Minu sõnavõtust on jäänud veel 5 säravat hetke ja need ei ole minu säravad hetked, vaid need on loomulikult nende säravad hetked, kes saavad tunnustatud kooli tänumärgiga. Puhastan laua ja taganen aupaklikult. Näitan teile ühte raamatut, võib-olla te ei ole sellest teadlikud. See on selline kena raamat. Saku gümnaasiumi tänumärgid on kõik siiani sisse kantud. Ja täna saab siia sisse kanda veel 5 tänumärgi saajat, mis on kooli kõrgem autasu. Ja me palume neil inimestel siia tulles ka anda oma allkirja, et nad on tänumärgi kätte saanud. Kõigepealt vihjates kõne algusele on siin saalis tõesti inimesi, kes naudivad selle hetke, mida nad praegu seal istudes teevad. Ja ühte neist on mul väga hea meel tõesti siia kutsuda. Tunnustamine kooli tänumärgiga. Taavi Vilba! Tulemusliku töö eest gümnaasiumiastme käivitamisel ja moodulite põhise õppede korralduse väljatöötamise eestvedamise eest. Kai Lao, pikaajalise tulemusliku töö eest kooli majandusjuhatajana. Kersti Ulmas, pikaajalise tulemusliku töö eest kooli raamatukogu juhatajana. Krista Kolman, pikaajalise tulemusliku töö eest matemaatika õpetajana. Ja 5. tänumärk, mille me tunnustamisena välja anname. Aare Ulmas. Pikaajalise tulemusliku töö eest tehnoloogia õpetuse õpetajana ja panuse eest Saku gümnaasiumi muusikaagi dekoratsioonide loomisel.
Komisjon on veendunud, et allkirjad on antud ning sügav kummardus ja tänu kõigile aukirja ja tänumärgi saajatele. Lõpetan rõõmuga õpilaste soovidega, tsiteerides sünnipäevaõnnitluste rubriigist 1. G-klassi soove. Tsitaadi algus. Kallis Saku Gümnaasium, soovime häid õpilasi, toredaid õpetajaid, sõbralikkust ja et sul läheks alati hästi. Palju õnne sünnipäevaks! Nõnnaks, hoopis teine kaader. Mul on suur au kutsuda siia lavale Saku vallavanem Martti Rehemaa. Tere ilusat vesist pärastlõunat kõikidele Saku Gümnaasiumi õpetajatele, vist pean minema rambi valgusesse rohkem, ja kõikidele lõpetajatele. Number minu selja taga on soliidne ja loomulikult aukartust äratav. Ühe inimese elus, number 90, tähistab tavaliselt elu eelõhtut, kus kõik on justkui tehtud, peaaegu tehtud ja võib rahulikult mõelda oma diivaninurgas selle peale, mis kõik on olnud. Ühe kooli elus ma arvan, et number 90 tähistab pigem küpset keskiga või siis alles selle keskeani jõudmist. Ja usun, et Saku koolil ja Saku Gümnaasiumil on kindlasti paremad päevad alles ees. Meil on asjad hästi ja nii nagu koolijuht Keitki ütles, et me oleme positiivsed. Selle sõna kõige paremas tähenduses. Aga natuke teile numbrikeelt, siis rääkisin oma endise klassijuhatajaga täna. Ja tema ütles, et aastal 1957 oli Saku toonases vist 7-klassilises koolis 111 õpilast. Täna, aastal 2021, õpib Saku Gümnaasiumis 1482 õpilast. Ja uskuge mind, juunist, kui lõppes eelmine õppeaasta ja septembris, kui algas uus õppeaasta, lisandus meie kooli 81 õpilast. On see rõõm või on see mure? Ma peaks ütlema, et valda juhtides võiks ju see olla mure, sellepärast, et kogu aeg on vaja mõelda, kuidas kõikidele tulijatele midagi pakkuda. Aga tegelikult on see rõõm. Ja mitte ainult rõõm, vaid suur rõõm. Sest meil on põhjust otsida, leida ja investeerida järjest uutesse ja uutesse hoonetesse, aga mitte ainult hoonetesse, vaid ka sisusse. Jah, Tartu Ülikool tähistab mõned aastate pärast oma 400. juubelit. Ja kui me vaatame seda maja väljast, siis ega väga suurt vahetu ei olegi. Kas Alma Mater või Saku Gümnaasium. Meie 90 on selle kõrval küll, ütleme, poisike. Aga tegelikult on selle 90 aasta jooksul väljunud nende majade ustest, kus siis kool iganes asunud on, tuhandeid ja tuhandeid õpilasi. Ja kõigil neil õpilastel on oma lood. Ja ma tahangi öelda, et tegelikult on need lood ja need inimeste mälestused, nii rõõmsad kui murelikud, see, mis vormib ühest koolist tema tõelise ajaloo. Mul on ka erinevaid lugusid. Üks neist näiteks on selline. Ma arvan, et see oli 5. klassis, kui meist said pioneerid. Kõik vanemad olijad mäletavad, mida see tähendas. Nooremad ei pruugi mäletada. Aga pioneeriks saamise üks märk oli see, et toonane kooli pioneerijuht siis
sidus sulle kaela, valgele särgile, nagu minul täna, sellise sügav punase siidist rätiku. Ja rinda pandi pisike Volodja Uljanoviga rinnamärk. Mäletan, et ma olin nii uhke selle punase rätiku üle, et oli küll juba selline sügisene ja pisut kõle ilm, aga me raatsid oma toonase koolipintsaku ja mantli hõlmu kinni panna, sest teised ju ei näe, milline punane särav rätik mul kaelas on. Ja ma mäletan, et ma palusin emal vähemalt esimese nädala jooksul igal õhtul see kaelarätt ära pesta, ära triikida, ma saaksin ta hommikul värskena kaela panna. Minu teine lugu on seotud muusikaga ja sellega, et ma olen Saku koolist saanud tõenäoliselt tänaseni toimiva ja tänaseni mulle huvi pakkuva hobi selle esimese sammu ja esimesed alged. Me olime 7. klassis ja meil oli oma bänd. Ja mäletan, et 7. klassis ühes klassiruumis mängisime siis esimesel tantsuõhtul. Ja kõik, mis sellele eelnes, pille ju polnud, võimendust polnud, trumme polnud, see kõik tuli kuidagi siit Saku pealt kokku otsida ja kokku ajada. Aga see emotsioon, see rõõm, see tegemise rõõm ja see nauding, see on sõnu seletamatu ja seda ei ole võimalik kirjeldada. Nii et lugu, mis teil igal ühel põues on, see on üks sellest kooli ajaloo osast. Ärimaailma üks suurtest, filantroop, geenius, Apple'i asutaja. Steve Jobs on väga paljude muude mõtete hulgas öelnud seda. Ärge õpetage oma lastele rikkaks saamist. Rikkus võib olla seisund, mis täna on ja mida homme ei ole. Õpetage oma lastele pigem seda, kuidas ära tunda elu väärtusi. Ja seda just sellepärast, et nad oskaksid, suudaksid ja tahaksid oma tulevase vundamendi üles ehitada just neist väärtustest. Ma usun, et Saku gümnaasium on jaganud väga palju väärtusi. Ja tõesti, ma olen uhke, isegi väga uhke selle üle, et ma olen lõpetanud just selle kooli. Ja kuna te olete nüüd piisavalt pikalt istunud, siis olge head, tõuske korra püsti. Ja teeme sellele väärikale, soliidsele koolile ühe väärika aplausi. Liikuma kutsuv kool on ka õhus ja palun siia meie kolmanda kõneleja Saku gümnaasiumi vilistluskogu esinaise Kristi Karelson. Tere õhtust ka minu poolt. Ma alustaksin sellest, et meenutaksin, et Saku vallas on ju tegelikult antud kooliharidust palju kauem kui 90 aastat. Aga see selleks, Saku gümnaasium loeb oma alguseks oktoobrit 1931, kui alustas tööd Saku tehaste erakool. Kooli ajaloo jooksul, nagu me kõik võime hoomata, kas või tänaselgi päeval on toimunud ikkagi üüratud muutused. Kool alustas 1931. aastal ühe õpetaja, 28 õpilasega tööd üüritud ruumides. Täna on koolil, nagu me kuulsime, 1482 õpilast. Ma tõesti ei tea, mitu õpetajat ja 3 maja. Ma usun, et kõik meie, kes me siin koolis käinud oleme, mäletame mingisugust muutust ka oma kooliaja jooksul. Mina näiteks mäletan ühte väga suurt muutust õpilaste jaoks, kogu koolipere jaoks.
kui ma olin teises klassis, siis 1977. aasta jaanuaris toimus meil väga pidulik rongkäik orkestri saatel vanast ahjuküttega väikesest kitsukesest koolimajast suurde uhkesse moodsasse uude majja, mis praegu on siis põhikoolimaja. Ja paar aastat tagasi sai kooli juurde veel selle väärika 3. hoone, nii et muutusi on toimunud peamiselt suurenemise suunas, aga ka kindlasti kvaliteedi kasv on sellega kaasa tulnud, kuigi ma arvaksin ka, et ma ei pane väga mööda, kui ma ütlen, et tegelikult Saku kooli hariduse tase on läbi aegade olnud ka väga-väga kõrge ja seda tunnistab kas või näiteks medalistide nimekiri, mida lihtsalt sa ei usu oma silmi, kui sa seda näed. Neid on ja siin mõnel viimasel aastal olnud veel eriti palju. Et ühe sellise tavakooli kohta tegelikult ja mitte linnakooli kohta on Saku kooli antav haridus ikkagi väga-väga hea. Aga kool ei ole ju ainult õppimine, kes meist ikka mäletaks kooliajast kõige rohkem matatundi, koolis on ju ka palju muud sinna kõrvale. Ka seda on Saku kool alati pakkunud, ma arvan, kõik on leidnud siit midagi, olgu see sport, muusika, viimaste aastate lennud mäletavad suurejoonelisi muusikale. Ja kõige selle eest, ma arvan, me võime olla tõesti südamest tänulikud kõikidele nendele õpetajatele, koolijuhtidele, kes meid on aegade jooksul õpetanud. Paljudest meist, nagu eile üks kaasvilistlane ütles, kuda õpetad, nõnna saad. Et paljudest meist on ju ka saanud väga väärikad, tublid, huvitavate ametitega inimesed. Seetõttu on mul hea meel, et kool on algatanud ka traditsiooni kutsuda vilistlasi kooli esinema. Eile päris mitmed vilistlased käisid õpilastele rääkimas kas oma tööst või mõnest huvialast või millestki, mis nende jaoks elus oluline on. Nii et ma kutsun siin kohal kõiki vilistlasi järgmine aasta võimaluse korral kooli tulema õpilastega kohtuma. Väga-väga huvitav ja värskendav oli noorte inimestega vestelda. Muidugi on kahju, et selle aastane vilistlaste kokkutulek mingil määral ja väga suurel määral on ka koroona pitseri peale saanud, aga seda enam on ikkagi mul hea meel, et me võib-olla natuke väikesemas formaadis, aga siiski selle ürituse saame ära pidada. Ma olen väga-väga tänulik koolile kogu selle koostöö eest, mida me oleme selle ettevalmistuse jooksul siin teinud. Samuti tahan tänada Saku valda toetuse eest sellele üritusele. Ja annaksingi siinkohal üle ka koolile väikese kingituse vilistlaste poolt. Esiteks seal on küll pime, aga ma viitan sinna nurka, seal on 3 väikest draakonipuu pojakest, igale koolimajale 1, nii et ma loodan, et õpetajad saavad siis laste kasvatamise ja harimise kõrval aega ka natukene neid pojakesi kasvatada. Ja siis veel on meil üks selline pisikene sümboolse väärtusega kingitus. Siit küll eriti ei paista, mis see on, aga ma natuke kirjeldan. Samal 1931. aastal, kui Saku gümnaasiumi eelkäija tegevust alustas, aga pool aastat varem, aprillis, vermiti Eesti Vabariigi esimene 5-sendine. Ja see ongi selline raamitud 5-sendine, kus ühel pool on siis ilusti näha ka aastaarv 1931 ja loomulikult number 5 tähistab siis seda hinnet, mida meile kõigile koolis on kõige rohkem pandud aegade jooksul. Selle mündi on kujundanud omal ajal Georg Westenberg, kes kujundas kõik Eesti Vabariigi mündid tollal ja jätaksime selle selliseks toredaks mälestuseks tänasest päevast. Aitäh!
Tere tulemast! Tere tulemast Saku Gümnaasiumi 90. juubelikontserdile. 90 aastat, see on väga pikk aeg, sellesse mahub palju. Ja ajalooliselt on sellesse mahtunud 3 riigikorda, palju õnnelikke ja mitmeid vähem õnnelikke aastaid, palju ajaloolisi sündmusi ja ka mitmeid hariduslikke ümberkorraldusi. No meie noorte jaoks on ajalugu olnud selline huvitav. Vahel põnev, vahel igav, aga ikkagi veidi kauge teadus. On ju raske ette kujutada, kuidas on olla pioneer või kommunistlik noor või kuidas oli kaasa elada Eesti taasiseseisvumisele. Meil rääkis õpetaja midagi toidutalongidest, nagu üsna lähiajaloos. Ja meie Kekka õps rääkis meile midagi siuksest spordialast nagu köie ronimine. Et siis ronisidki mööda köit või? Vist jah. Eks sellest ajaloost on huvitav lugeda ja seda kuulata, aga nii kaua, kui sa ise saad osaks ajaloost ja seda me oleme viimase 2 aasta jooksul saanud. Aga poisid, alustaks nüüd ikka kontserdiga? Just. Järgmisena kuulete gümnaasiumi vokaalansambli esituses laulu õpetajale. Eks see viimane aasta on meil ikka päris kummaline olnud. Ja. Ma ei saa öelda, et ma nendest digitundidest puudust tunneksin. Pigem oleks ikka koos sõpradega koolis. Aga meie oleme ikka üsna õnnelikus olukorras. Meie oleme oma lühikese elu jooksul ikka natukene koolis ka saanud käia. Mõtle algklasside peale. Nemad ju ainult sellist kummalist koolielu tunnevadki.
Järgmisena esindavad teile 4. klassi õpilased väikese luulepõimikuga. Tiktak hüüab kell. Jussil, aega vähe. Kaie ja siis veel L. Ei, see vähe läheb. Tiktak kell kuule. Sääl, anna seal hoogu. K on kerge, kerge E. L, lööb lumes loogu. Tiktak hüüab kell. Jussil, aega vähe. Kaie ja siis veel L. Enne, küll ei lähe. Hoia Mikk, Liisi on pimesik. Kella ta kinni võtab, on uus pimesik. Mikk hüüab, pimesik püüa. Hoia Liis, nüüd oled sina siis pimesik. Mikk ja püüad, pimesik Mikk, jah Mikk. Liis, hüüa, pimesik püüa. Oi, otsats, oled üks särgimats. Las need kinni võtta, hurraa, et see on pimesik. Mikk hüüab, pimesik püüa. Tipal rõõmust särab silm, linnud lennul siia-sinna. Tipal tarvis kooli minna. Ära mine, ütleb lind. Meie ootasime sind. Tule mängi, siin on kena. Keelama ei hakka ema. Ei, mind ootab kool, sellepärast on mul hool. Enne töö ja lõbu pärast ütles tõttas eemal kärast. Ega see koolikauge elu suurematele ka kerge ei ole. Pool meie gümnaasiumajast on läinud nii-öelda distantsil. Keegi ei hoiatanud ette ka, kui pikk distants on, kas 100 meetrit või 2 kilomeetrit. Ja mõelge, väikestel on veel keerulisem. Jah, seda ei kujuta ettegi. Meie oli ikka nii, et esimeses klassis harjusid ja teises olid juba kõva tegija. Igaüks, kes vastu tuleb, küsida, mis tahaks. Poiss, mis klassi sa siis astud, ära pane pahaks. Vastaksin, kui keegi päriks, esimesse klassi. Kõik on vait, niisama päris öelda ka ei passi. Üsna koolimaja ligi, hakkan närvitsema. Et ei tuleks ometigi kooli kaasa ema. Ega äkki plekke kordse ole pluusis mütsis, hüütakse ju esmakordsel mind nüüd kooli jütsiks. Seisan klassi ukse taga, aral katsun linki, kui vaid saan, siis aga istun esimesse pinki. Igaüks, kes vastu sammub, tähele vist paneb. Näe, see poiss on juba ammu kooliõpilane. Tubli poiss on näha, ei see pudeliski püsiks. Ühmaksin, et lähen teise, kui veel keegi küsiks. Üsna koolimaja ligi, hakkan närvitsema, et ei tuleks ometigi klassi kaasa ema. Olema peab plekke, kordse, pluusis kui ka mütsis, et ei peetaks esmakordset mind kooli jütsiks. Tahan olla ilmanabaks oma poiste ringis, poisid tehke koht nüüd vabaks tagumises pingis. Aitäh teile, nii tore esinemine. Jah, väiksed on meil üldse nii tublid. Mäletad, kui ägeda kava väikesed rahvatantsid eelmise aasta vabariigi aastapäevaks ära õppisid? Jaa, vaatame seda ka. Tantse õppida. Päris laval ja päris publikul on ikka nii palju parem esineda. Jah, mõtle, seetõttu juhatamegi sisse päris laval, päris tantsijad.
järgmisena esitab teised C-klassi rahvatantsijad teile tantsu Tuuleveski, vesiveski. Tantsijatele. Millest me veel puudust tundsime? Mina tundsin trennidest. Oi, kuidas oleks saanud poissega kossu mängida selle asemel metsas üksi sörkida. Christopher.
õpetajatest tundsin ma puudust. Muidugi. Palju lihtsam on ju asju Zoomi teel ajada kui laivis. Küsid asju läks. Muidugi. Palju lihtsam on nendega asju nii-öelda laivis ajada. Küsid tunni lõpus küsimuse ära ja ongi korras. Zoomi teel on ikka palju keerulisem. Mul tuli just meelde see video, mille 9. klassi tüdrukud lõppaktuse jaoks tegid. Vaatame seda ka. Everybody screamed when I kissed the teacher. And they must have thought they dreamed when I kissed the teacher. All my friends at school, they had never seen the teacher, but she looked like a fool. Nearly petrified, cause she was taken by surprise. When I kissed the teacher, couldn't believe her eyes. When I kissed the teacher, my whole class went wild. As I held my breath, the words are still but then she just smiled. I was in the 7th heaven when I kissed the teacher. What am I doing? Now I see everything in a different light. What am I doing? I was up in the air and she told me a lesson of life. I was in a trance when I kissed the teacher. Suddenly I took the chance when I kissed the teacher. Leaning over me, she was trying to explain the laws of geometry. And I couldn't help it, I just had to kiss the teacher. What am I doing? Now I see everything in a different light. What am I doing? I was up in the air and she told me a lesson of life. What a crazy day when I kissed the teacher. All my sins have gone away when I kissed the teacher. My whole class went wild as I held my breath. The words are still but then she just smiled. I was in the 7th heaven when I kissed the teacher. 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 Ma ei tea, kas me nüüd ise nii kaugele läheks, aga aba on ikka aba, puhas kuld. Nii äge meenutus. See oli ikkagi meie viimasest muusikalist ju. Oh jah, ilusad mälestused. 2 aastat pole ju saanud muusikali teha, sellest on ka kahju. Minul ka 2 korda sai veeteatleedit alustatud ja peaaegu lõpunigi jõutud. 2 erineva pundiga sai mängitud, sest mõned lõpetasid vahepeal kooli ära. Sellega siis läks jälle niimoodi. Aga noh, laulud on meil ju ikka selged. Tule Miia! Hispaanias on hirmsad vihmahood. See läks tal korda. Veel kord. Hispaanias on hirmsad vihmahood. Oi püha taevas, tal tõesti läks see korda. Mis on Hispaanias korda veel? Vihmahood, vihmahood. Kus maal on vihmahood? Hispaanias. Hispaanias on hirmsa vihmahood. Hispaanias on hirmsad vihmahood. Mida Hartfordis on haruharva. Hallarid on haruharva. Bravo! Võrratu. Kui lahke teist mind kutsuda. Hispaanias korda veel. Vihmahood,
kirves valmid põhja vanara. Kui saad surma neetud ärg naera nii, et silm on märk. Küll sa näed. Aga mul uhke elu au ja kuul suus on ees. Iga päev ringi kõnnin kõrval ja jõukas mees näis mind, ütleb kuningas Oliisake ja mu käsk on need mu rahvas, sinu nime päev on hea ja seetõttu 20. mai Briti riigipeaks kuulutatud sai. Terve maa laulgu ülistamislaule su ees ja ükskõik, miukse soovi täitma peab iga mees. Suur aitäh, ütlen kuningaseks, hästi sa tead. Ma vajan ainult igis eri pead. Olgu vastata üks moment. Siia searmetud allid, siis nad seavad igis seina äärde mind. Anna käsklus, Liisa, pannakse mind. Olgu raske sulle mul, hõikan püsi, pange tuld. Ha-ha-ha, et riigis, ha-ha-ha, et riigis, küll sa näed. laval ära tuua. Jääb meile seegi mälestus kooli ajast. jah, erinevate kooliüritustega seostuvad kindlasti ka paljudel vilistlastel ägedad mälestused. Ja meil seostub ka nende vilistlastega häid mälestusi. Meil ongi vilistlastelt üks üllatusesinemine. Ilmselt mäletavad need kõik, kes on kunagi muusikalidega seotud olnud või neid saalist vaadanud. Palun vilistlased, lava on teie. Ei, me pole ammu näinud, kes kuldse kui tuuel veel leidsid ma
ma vihmakeelest aru vist ei saa. Kui arvan, et ma tean, miks ajab et igatsust mu hingest pesta, kauem see ei või ju kesta, peita püüad sa mu pisarad. Siis kui maailm hakkab linnud edas õljume, vaid me kaks ei keegi muu. Saladus teab tõuseb kuu, kui nüüd sa lähed, siis tead, et jääb mu hinge igaveseks sa. Sest siin mu sees on sündinud ja kustutada seda ma ei saa. Ma väikse tõusust aru vist ei saa, miks kogu ilu peab talkuma ja öösse maha jäävad hetked, meie kahe salaretked, ainsad, mille nimel elada. Siis kui maailm hakkab linnud edas õljume, vaid me kaks ei keegi muu. Saladus teab tõuseb kuu, kui nüüd sa lähed, siis tead, et jääd mu hinge igaveseks sa. Sest siin mu sees on sündinud ja kustutada seda ma ei saa. Ma ei ole kindel, et ma oleks tahtnud saada osaks siuksest ajaloost, kus ma ei saa koos sõpradega koolis käia. just, ma poleks iial arvanud, et seda ütlen, aga isegi koolis käimisest tundsin ma igatsust. Jah, ma olen ka nõus seda tunnistama. Ja seda, et kool minu elus nii olulist rolli mängib. Nüüd ma oskan seda väärtustada ja väärtustada ka meie 90-aastast kooli. Siis koolis on ju tegelikult äge, siin sündivad mitmed ilusad mälestused. Meie kool on väärikas ja tubli ning hästi ajaproovile vastu pidanud ja saatnud ellu palju tublisid ja toredaid inimesi. Ja teeb seda ka tulevikus. Jah, neid asju on palju, millest me puudust oleme tundnud. Sellepärast ongi hea loota, et äkki saame see aasta rohkem koolis käia. Ma kusagilt lugesin mõtet, et I'm tired of being part of a major historical event. Ehk ma olen väsinud olemast osa suurest ajaloolisest sündmusest. Nüüd saab edasi ainult positiivsemas suunas.
ja selja taha jäävad mälestused, mis üle aja paremaks lähevad. Pilk mul eemal ma vaatan, kus võiks olla nüüd ootan. Hetki, mil olen seal, saabub vaikuseligi. Päev kaks veel rohkem siin viibib. Kauaks võiks jääda nii. See hetk on kuldne siin. See aeg ma tema hõlma alla vahel kaoks, et ruumi tekitada enda jaoks, mõtted lahti laos. See aeg, ta minut justkui sekundiga läheb, kuid õhtu lõpuks vastused toob päev, homset juba näen. See aeg, see aeg, see aeg. Kauaks võiks jääda nii. See hetk on kuldne siin. See aeg ma tema hõlma alla vahel kaoks, et ruumi tekitada enda jaoks, mõtted lahti laos. See aeg, ta minut justkui sekundiga läheb, kuid õhtu lõpuks vastused toob päev, homset juba näen. Sõlmed lahti, silma seon, uued lained endasse loon. Ajasaatel kirjutan pead, nii ongi hea. See aeg ma tema hõlma alla vahel kaoks, et ruumi tekitada enda jaoks, mõtted lahti laos. See aeg, ta minut justkui sekundiga läheb, kuid õhtu lõpuks vastused toob päev, homset juba näen. See aeg, see aeg, see Kuhu me siis jõudsimegi oma jutuga? Nüüd läks päris pidulikuks ikka ära. Läks, täna ongi pidulik ilus päev.
meie kool. ja palju õnne meile kõigile.